Nii, täna on, mis meil täna on? 3. detsember 2013 ja oleme Sparta spordiklubis. Ja täna teen ma trenni mitte üksinda, vaid superstaar, kuidas see oli, staarkulturisti MM-i 6. koha omaniku Peep Reinotiga. Õpetab meile, mida peab tegema, et saada MM-i 6. Mis harjutusi peab tegema, mida ei tohi teha, mida peab sööma, mida ei tohi süüa. Palju sa kaalud? Mingi 83 äkki praegu või? Ma pidin üks päev kaaluma, et mõtlesin, kaalun üle mõne aja, aga kui vaan. 10-11 kilo vahet. Puhast lihast, 10 kilo puhast lihast ma vahet. Nii et kui me võtame siit nüüd algoritmi, et tema on 6. koht ja paneme 10 kilo juurde. Ma ei mahu sisse siis. Siis me mahu sisse. Ei saa mingit kohta. Pealthaardes lõuatõmbed on tehtud, siis teeme kangitõmbeid ette kallutatud. Näete veel, kuidas mees on 2 kilo juurde võtnud ja lihaskiud on veel näha lai lihases. Nüüd panime 70 peale. Peep ütles, peab 70-ga tegema. Muidu tunnetus kaob ära. Mitte nagu Siim Kellner, kes teeb seal jõutõmmet teeb põhimõtteliselt. No põhimõtteliselt ma sõnastasin lihtsalt. Sõnastasin. Et Siim, sa ei saa selga oma 160 kiloga tõmmet tehes. Otsus ütleb, et tee 70-ga. Peatreener ütleb, et tee 70-ga, Siim, siis sa teed 70-ga. Otsus ei ole midagi. Otsus. Keep paneb sõnu suu mulle praegu. Niimoodi umbes, jah? Mis sa arvad, kui kipsalt on laiad sa? Nii kuidas ise tunned? Ise tunned? Kõik on. See on juba see MM-i sportlaste värk on see, et sa kõik teed tunnetuse järgi. Et mis harjutus kasvab, teeb sa tahad, kurat. Teeb sa raskeseks tahad, peal kordusid tahad. Olegi mingit asja. Mina tegelikult ei taha öelda mulle neid sama nippe, sest ta teavad, et võistlema tulla ka kunagi võib-olla, siis peab samas katis. Kardab. Et sa teed veel suht kergelt trenni või? Suhteliselt. Pärast MM-i peab natuke taastuma. 4 kuud dieeti ei ole nalja asi. Jah, see ei ole väga lõbus, jah. On nüüd jällegi MM-i treeningmetoodikate juurde naastes, siis soojendus sai tee, sa ütlesid. Ja kui palju sa dieedi ajal aeroobset tegid? 0. 0 täiesti või? No, kus sa kaalus alla said siis? Ei söönud lihtsalt? Kui sa arvestad, et võib-olla käid lapsega valkrit lükkad tund aega, siis pühapäeval siis jah. Viid prügi välja? Ja. Lugejad tahavad kindlasti teada, palju sa seeriat veel pukkad. See on ka kindlasti piinliku täpsusega välja arvestatud see, nagu kõik muu. Tunde järgi. Tunde järgi või? On trenne, kus kuradi pukkan täitsa 30 sekki, 45 sekki, aga vahest keegi tuleb jutustama midagi. Jah. No kus sa ikka ära ütled siis? Jah. Selge. Miks ta ei ole? Kõik on tunde järgi, jah? Miks ta ei ole 2-3 minutit pukka näidata? Ma kujutan ette, et sa oleksid suurepärane treeningkavade koostaja, paneb ühe lause tunde järgi. Kõik tuleb tunde järgi. Küsib mingi 50 € sellest. Nüüd me oleme teinud ülevalt laialt lõuatõmmet. Me teinud eest kangitõmmet. Nüüd me teeme ülevalt kitsalt blokitõmmet. Võib-olla te ei tea, aga iga kuu 3. kuupäeval saab kokku ka noorte laste
kulturistidest isade klubi koosseisus siis Raigo Kuusnõmm ja Peep Reinart. Ja see 2 mehe klubi, džentelmenide klubi on see. Jah. Ja võib-olla te ei teadnud, aga iga kuu 3. kuupäeval kohtuvad Sparta spordiklubis ka Karvaste rindadega kulturistide klubi mehed. Koosseisus siis Peep Reinart. Mul on nii värskelt taetud veel. Ja Raigo Kuusnõmm. Kas see vastab tõele, et kui sul rinnakarvad, siis annab surumisel juurde, sest sul on pehmendus ja sul see surumisamplituut lüheneb? Ei vasta, sellepärast, et tihtipeale võib juhtuda see, et kang jääb karvadesse kinni ja sa ei saa rinnalt minema. Karvadesse, no sinu puhul küll, jah, kinni. Kang on nii kare lihtsalt, et siis ta voorub iga pidi ümber. Siis see on päris küllalt valus, kui sa üritad suruda. Sa pead olema sellepärast jõudust, et karjuvad lihtsalt, suruvad. Pool nahka läheb kaasa lihtsalt. Nõrgema närviga mehed karjuvad, kes on vaimselt vähe tugevamad, et nemad ei karju, ma arvan. Ei karju? Ei karju, jah. Kannatavad ära lihtsalt. Ja peab olema piisavalt mees. No see on meeste ala ilmselgelt. Meeste ala.